Tere tulemast uude vlogi. Täna on nüüd juba kolmapäev, 16. detsember, mis tähendab, et ma ei ole vloginud mingi 3 päeva, 4, 5. Aga ma mõtlesin, et kuna nüüd homsest on siin päris mitu põnevat asja plaanis, et siis ma teen jälle, vaatab kas siis 2-3 päeva kaupa või siis terve selle nädala lõpu nii-öelda ühe vlogi. Ja eile ja täna ma olengi tegelikult olnud seal, kus te mu arvutit näete praegu jälle, arvuti taga, töötanud pilte, planeerinud sisse, vastanud kirjadele, kõike seda. Ja ma sain täna valmis ühe nii bängerkausta ja praegu mul on teine sama bängerkaust veel töös ja ma olen lihtsalt nii excited. Ja siis on meil veel ka tulemas kontsert Brisbane'is. Ja ma ei teagi, mis me see nädalavahetus teeme, aga nädalavahetused on viimasel ajal kuidagi nii mõnusad olnud, et ma olen juba selle üle ka nii elevil. Aga vaatame, Kaisa kutsus meid võib-olla ühele marketile. Pühapäeva hommikul mul on küll shoot, aga selles mõttes nädalavahetuse päevad on täiesti vabad ja ma olengi praegu kuidagi niimoodi sättinud, et kui nädalavahetusel on sessid hommikul, kuna need on nii vara hommikul tihtipeale, siis nagu see ei võtagi päevast otseselt nagu mingit tükki ära. Ja nädala sees ma saan siis töödelda ja see kuidagi väga hästi on toiminud. Ja järgmine nädal on jõulud. Mis tähendab seda, et ma saan siis teha väikse jõuluvlogi ka, näidata, kuidas meie jõulud siin välja näevad. Homme hommik algab väga põnevalt, nii et ma tänaseks lähen nüüd jälle sinna arvuti taha ja homme siis võtan teid rohkem päevale kaasa. Head vaatamist, aitäh teile endiselt nii toreda ja sooja tagasiside eest eelmistele vlogidele. Ja vana hea, kui sa ei ole juba tellinud mu kanalit, siis palun tee seda, sest et huvi pärast ma vaatasin statistikat ja videosid vaadanud inimestest üle 70% ei ole subscribed. Nii et aitäh, kui sa tellid, aitäh, kui sa likeid, aitäh, et sa eelkõige vaatad. Oh my god. Teate, üks oli selle lühikese soenguga on see, et nagu kui see ei ole just pestud, siis ta näeb natuke siuke naljakas või harjumatu välja. Aga ma mõtlesin terve aeg, et teeme täna toidupoe tellimuse niimoodi, et me lähme nagu pick up ima seda peale sessiooni, mis meil siis õhtul on. Aga siis ma tahan selle sessiooni jaoks just sukapüksid, sest kes teavad, tšau teised. Ülihea küsimus. Andke mulle märku, kui on veel fotograafe, kes mu vloga vaatavad, see oleks täiega põnev. Igal juhul fotograafid või ma ei tea, kes võib-olla on rohkem sotsiaalmeedias ringi scrollinud ja siukest creative stuffi vaadanud, siis teavad seda, kuidas kaamera ette pannakse sukapüksi see materjal, nagu see beige, pruun, mis iganes. Siis ta tekitab siukse hästi laheda vintage, pruuni, kreemika, siukse looki. Ja ma mingi mitu aastat tagasi, 3 aastat tagasi või ja ma arvan, kasutasin seda suht tihti ja mul oli alati siuke väike sukapüksi tükk seljakotis ja nüüd Aussi tulles, ma ei tea, kuhu ma olen selle pannud, sest mul oli minu arust siia tulles ka kaasas. Igal juhul, long story short, ma läksin ikkagi poodi praegu, sest ma mõtlesin, okei, ma ostan söögiasjad ära, aga ma saan osta ka paari sukapükse, kus siis lõigata väike osa sinna kaamera ette õhtuseks sessiks ja arvake, mille ma unustasin poest osta. Ilmselgelt need sukapüksid. Ja need tulid mulle meelde muidugi siis, kui ma istusin maha arvuti taha, valasin omale kombucha välja ja nüüd ma saan aru, et ma pean uuesti poodi minema, sest et mul on nagu mingi visioon. Ja nii palju siis sellest. Sessiooniks valmis! Nüüd lähme võtame Martenilt objektiivi, mis on minu unistuste objektiiv, aga hoopis Marten ostis selle, mis tähendab, et ma saan
seda tahab laenata ja siis saame teada, kas see päriselt on mu unistusobjektiiv või see on järjekordne minu Delulu unenägu. Millega sa tegeled siin päisepäeva? Meil on pagasis roosa ujumisnägu. Oh my god, see on väga raske. Tea, miks mulle see meeldib alguses on see, et see on nii visuaalselt nagu täiesti erinev sellest, mis muidu on ja siis juba tekibki see, et oh my god, ma tahaks nagu, sest see on nagu midagi teistmoodi, vaata. Martin, kui sa vaatad seda vlogi, siis... Äkki tuleb veel neid diile? Siis müü see mulle. Ei, lähme proovime kõigepealt ja siis vaatame, kuidas on. Meie propsid täna on siis see lill ja sellega ideaalselt matchiv ujumismadrats, mille musu mul täis puhub. Igal juhul, let's go! Jätke kõik kommentaaridesse roosa süda, et näidata, et Marek on nii tubli. Ja please support me. Ja et näidata talle tuge, nii nagu tema näitab mulle tuge, siis jah, jätke roosa süda või mingi ükskõik, mis roosa emoji, näiteks see lilleke, jätke kommentaaridesse. Oh my god! Tere vlog! Tere! Aitäh! Martin aitas meid hädast välja ja andis meile vinge objektiivi. Ma arvan, et teil ei olnud häda. Ta muutis mu elu. Jaa, aitäh! Nii tore! Andis uue idee, mida osta. Jaa. Üks asi, mida mulle meeldib alati peale sessioone teha, on see, et põhimõtteliselt kohe, kui ma koju jõuan, siis esimene asi, mis ma teen, on see, et ma saadan kliendile, modellile, mis iganes, saadan 2 sneak peek, sükest preview pilti. Väga vabandan selle halva valguse kvaliteedi pärast, aga igal juhul ma alati saadan, ma panen siia mingi näited, aga nagu 2 erinevat pilti sessioonist, mis on juba niimoodi töödeldud. Lihtsalt, et inimene siis saab juba sellise väikse, kuidas öeldakse, kuidas sneak peek eesti keeles, ma ei tea, kas ongi sellise, ma ei tea, eelvaate, et mida ta siis võib oodata. Ja ma ei ole seda alati teinud, aga ma hakkasin seda tegema, vist hakkasin ka Aussis tegema, sest nagu nüüd see on selline tore asi, et kui nagu inimene on juba selles fotosessiooni meeleolus ja nagu kuidagi on see experience nagu toimunud just väga värskelt, siis on nagu väga tore näha ja nagu tavaliselt see 2 pilti ei ütle ju, ei anna ära ju selles mõttes kunagi, kui suur see kogu galerii või milline see kogu galerii tuleb. Nii et selles mõttes mulle kuidagi meeldib teha see nagu siuke ekstra tore asi, mida teha. Et kui ma kohe peal sessiooni näiteks koju ei tule, siis ma lihtsalt teen seda näiteks sama päeva jooksul, aga ma kindlasti teen seda, et mulle väga meeldib, et kuidagi annab sellele kogu kogemusele midagi juurde. Vot, aga nüüd ma saadangi tänase shooti preview ära. Vastan homme hommikusele kliendile veel ja siis hakkame õhtus sööma ja käib pesus ja läheb magama, sest homme hommikul on shoot ja siis õhtul on kontsert, mis tähendab, et tuleb mega pikk päev. Aga ma olen väga excited, üldse see nädal on jälle nii tore. Nii palju toredaid asju on toimumas ja ma olen nii täiega tänulik ja excited ja väsinud natuke, aga sellest kõigest mul on hea meel olla väsinud, sest et see on kõik, mida ma olen tahtnud. Nii et jah, ikkagi iga päev meenutan endale, et see on see, millest ma olen unistanud ja nüüd ma olen siin, elan seda elukest ja jah, nii äge sessioon oli ka nagu ma ei tea, lihtsalt tõesti nii tore nagu
läbi sotsiaalmeedia ikka see, milliste inimestega on sul võimalik kohtuda või nagu kui toredate inimestega on sul võimalik tuttavaks saada, on nii äge, see on nagu, ma kunagi ei väsi kordamast, nii suur sotsiaalmeedia põlu, sest nagu kui palju ägedaid sõbrannasid mul on läbi sotsiaalmeedia tekkinud ja nagu erinevaid jah, nagu inimsuhteid, see on nii tore. Ja isegi, kes ei ole sõbrannad, siis lihtsalt kuidagi inimesed, kes, ma ei tea, kuidagi on nii head ja toredad ja siis kellegagi koos veel niimoodi luua midagi on nagu ekstra äge. Cheers. Cheers. Tere hommikust, kell on 10:30 ja nagu te nägite, siis täna hommikul oli mul jälle üks väga äge sessioon. Siis me käisin Markuga ujumas, võtsin värsket mahla ja siis tulime koju ja ma olin out, nagu ma olin out. Nii et ma ärkasin mingi 1,5 tundi tagasi, käisin pesus, sõin väga hilist hommikusööki, veits koristasin ja nüüd 1,5 tunni pärast Kaisa tuleb siia ja teeme natukene kaardikesi koos, räägime juttu ja noh, nagu teate ikka selline girls time ja siis õhtul, kui Marek tagasi jõuab, siis me töölt, siis me lähme juba Brisbane'i, sest meid on ootamas kontsert, nii et ilmselt pärast lõuna tuleb väike siuke get ready with me, vaatame, mis outfit selga läheb ja jah. No nii, kell on nüüd saamas juba 3:30, mis tähendab, et varsti me hakkame Prissi poole teele asuma. Aga enne, esiteks meil oli Kaisaga nii tore nädalavahetus, nii tore pärastlõuna, et nagu ma ei tea, kui oluline on reaalselt see, et su ümber on inimesed, et kellega peale aja veetmist sul on lihtsalt nii hea positiivne emotsioon. Ma olen asjaga, ma hakkan nutma, ma olen nagu nii tänulik, sest et ma arvan, meil kõigil on elus olnud inimesi, kellega sa veedad aega, sa tunned pärast ennast nagu drained, võib-olla kurnatuna ja see pigem võtab sul energiat, kui annab ja nagu ma lihtsalt nagu armastan häid sõpruseid ja see, et nagu täiskasvanu eas on võimalik nii randomly leida endale uusi, nii ägedaid, nii inspireerivaid, nii toredaid inimesi enda ümber on lihtsalt nagu mega suur blessing ja ma olen lihtsalt meeletult tänulik. Ja rääkides headest ja toredatest inimestest, siis ma mõtlesin, et kuna meil on homme sessioon, siis ma tahaks proovida endale lokke teha, aga mul ei ole sirgendajat. Nii et seda mitte üheks korraks osta, siis ma sain meie endistelt majakaaslastelt Kaisa ja Martini majas siis Tassilt laenata sirgendajad ja ta on nii armas, et ta pani isegi kaasa selle kuumakaitse, mis on nagu nii nunnu. Nii et kuna homme on sessioon, siis ma mõtlesin, et täna, kuna on kontserdile minek, et ma teen siis esimese katse üldse teha lühikestele juustele lokkest, et ma ei ole seda varem teinud. Ja ma pean TikToki tutorialid ette võtma ja siis ma hakkangi juba meiki tegema ja siis peaks olema juba Marek kodus, nii et vaatame, millal me teile asume. Aga ja nii fulfilling ja südant soojendav pärastlõuna oli, et jah, sõnadest jääb puudu. Aga igal juhul hakkame ennast sättima. Mis asi see on? No nii, soeng
on valmis. Veits nagu annab siukest proua vibe'i, aga samas ma ei tea, ma arvan, kui on nagu õige outfit. Tegelikult on nagu nunnu. See ei ole päris see, mis juuksuris tehti, aga ma seda tehnikat ei osa, mis oli juuksuris tehti, et sirgendaga ühte või teistpidi. Ma tegin seda oma vana tehnikat, mida ma olen teinud pikkade juustega ka. Vaatan korra, kuidas see tagant on. Davai, nüüd on aeg süüa ja teha meile tee peale väike snack kaasa ja siis Marek jõuab, vahetame riided ja varsti hakkamegi. Ma ei ole kindel, nagu miks see nii laiaks läheb. Igal juhul. 17 minti näitab jalgsi. Mitu? 17. Minti, ma kuulsin kilti ja ma ei nagu Marek. Ja see on igatahes minu outfit. Full denim. Must top. Väike must kott ja siis jalga lähevad siuksed putikud, mis ei ole kindlasti täna silmasõbralikud, aga on vägagi kontserti vibes. Alati mulle meeldib neid sellest ajast panna nagu kuskile, kui me välja lähme, kuna tavaliselt ma käin ainult oma tuhvlitega. Mis ma tahtsin Marekule praegu mainida on see, et mul on nii imelik tulla poodi ja olla nagu full meigiga, saabastega, nagu et sul on mingi normaalne, sul on nagu outfit seljas, sul ei ole lühkad ja topp, sest nagu ma siuke tunne, et kullakal on kõigil lihtsalt nagu, sul on kas trenniriided või sul on bikiinid. Nagu sa ei näe peaaegu kunagi poes kedagi, kes ei ole nendes riietes. Nii, me oleme jõudnud nüüd Prissi, ta küll palju ei näe, aga nüüd me hakkame sööma neid wrappe, mis ma meile enne kaasa tegin ja siis lähmegi juba kontserdi poole teele. Nii, otsekohane intervjuu, kuidas meeldis? Väga haige. Kuidas ikka härrad jõuavad hüpata, karata, tantsida, laulda, mängida gitarri ja teha seda nagu mingi 2,5 tundi järjest. Väga kriisi. Ja mis Marek enne meelde tuletas, ma ei tea, kas ma juba rääkisin, on see, et kui me Aussis Essas töökohas töötasime mingi 2 aastat tagasi, siis me kuulasime nende ühte sama laulu, või no 2 laulu, kui me sõitsime tagasi farmi. Ja siis me kuulasime seda Highway to Hell, siis see oli meie kodutee tolleaegsesse Põrmusse. Tere hommikust, on 19. detsember, MSC päev. Palju õnne, kui sa seda vaatad. Palju õnne, Eveli. Täna on sinu päev. Me lähme nüüd... Elakuu. Me lähme nüüd ujuma. Okei, ma ei tea, kas midagi on kuulda, aga 19. päev järjest ujumast käimist. Lähme teeme ära selle ja siis täna on meil põnev päev ees ootamas, sest et me läheme kuhu? Me lähme pildistama. Ja, nii et let's go. Nii, nüüd me lähme, vaata nagu inglise keeles öeldakse running errands, sest meil on vaja mitmeid erinevaid asju teha. Meil on vaja käia poes, meil on vaja käia mõnel juuksuris, meil on vaja otsida koht, kus saab sõrmust riisaisida, lihtsalt sütt väiksemaks, et saaks rahus siin käia ookeanis igal pool möllamas. Sõrmus on läinud, paari tunni pärast lähme tagasi. Endiselt kihlatud, eks ole, still engaged. Marekul on ikkagi sõrmused sõrmes, nii et... Mina sain kohe õige saisi, sest ma sain proovida. Siis peaks looga upgrade ima väikse kaameraga või väikse kimbaliga. Ma olen jälle kihlatud! Nii, see on Mareku soeng enne. Vaatame vist sinna. No nii, me oleme tagasi kodus. Meie, ma ei tea, mis see running errands eesti keeles on. Teate küll, toimetuste tegemine. Väljas võttis, ma ütleks isegi üllatavalt
kaua aega, aga nüüd ma olen tagasi kodus ja plaan on, sessioonini on 3 tundi aega, mis tähendab, et on vaja lõunat süüa, outfitid valmis settida ära, triikida, värki-särki, pea ära pesta, uus sonks teha, make teha ja Marek vist käib veel toidupoes ka, nii et ühesõnaga tegemist on, aega on ka enam-vähem piisavalt. Nii, meil tulevad lõunaks kanavräpid. Kana on juba seal taga valmis, siis see läheb avokaado, kirstomat, feta, purk ja salat. Ja Marek käis poes, sest ta tõi mul neid, mis on üli-head kuivatatud ananassid, väike snack. Thanks sulle. Päkapikud tõid. Ma olen nii hea laps. Nii soeng ja make sama nagu eile. Nüüd ma lähen triigin oma outfiti ära ja siis meil on tegelikult veel aega mingi 1:15, aga jah, natuke toimetasin veel enne seda, nii et parem olla varem valmis, sest et jällegi, kes mind teab, vihkan hilinemist. Näitan oma outfiti tervenisti, aga mõtlesin, ma tulen jagan mõtteid enne seda, mis mõtted on, kui fotograaf läheb ise fotograafi juurde. Ja respekt kõikidele üliägedatele klientidele, kes tuleb banger outfitiga, you know, the whole shebang, nagu respekt teile kõigile, see aeg, kõik see mõtlemine, kõik need asjad, mis selle sisse läheb, aitäh teile. Aga rääkides siis tänasest, veits olen närvis, aga eelkõige sellepärast, et ma pole kindel, kas ma oma outfiti osas tegin nagu parima valiku, sest minu tingimus oli see, et nagu ma ei taha osta sessiooniks uut outfiti, sest nagu siis ma ostan midagi, mida ma kannan ainult seal pildistamisel ja see ei ole minu jaoks praegu teema, on ju. Aga siis eile õhtul mul tuli pähe see outfit, mis ma nüüd selga panin. Põhimõtteliselt meie nii palju, et oleks mingi kontekst, ma panen seal mõned inspopildid, meil on siuke street, on the go, väike ice cream shop, siuke cute couple photoshoot'i vibe, on ju. Ja see on minu outfit selle peale, ma vist võtan veel teksatagiga kaasa, aga mul on jalas need kitsid ja mõtlen, kui teksatagi on peal või kuidagi, siis on nagu tore. Kõik riide, mis mul praegu on nii suvised, et nagu naba on väljas, sellega on nagu siuke vahepeal veits on, aga mitte liiga palju. Olen täiega tahtnud siukseid suuri huupe ja täna ma need sain, sest lühikese soenguga ma tunnen, et nagu kõrvarõngad tehtud üldse annavad nii palju juurde. Aga jah. Ja mul on hea, andke teada, või mis te sellest outfitist arvate, aga kui ei meeldi, siis ärge öelge, sest et selleks hetkeks, kui te seda näete, siis ma olen juba seal pildistamisel ära käinud. Nagu nii kaunis väike linnuke ja siis sõrmused ja muidugi meie põhistaar, nii et kui ma ei oska poseerida, siis ma seda on ka nagu. Üks asi, ma tahtsin veel öelda, siis see fotograaf on keegi, keda ma olen jälginud suht pikka aega ja ta on väga inspiring, nii et selles mõttes on ka väga põnev näha, kuidas keegi teine tööd teeb fotograafina, nii et jah, samas on nagu siuke fun eksperiment ja samas saame enda kihluse puhul väga ilusaid pilte. Ja tegelikult see sessi ei olnud meil planeeritud nagu mingi engagement photoshoot, aga juhtus nii ja siis ma olin nagu, mis couple photoshoot, see on engagement photoshoot, nii et sellepärast ka väike pulmavalge outfit. Okei, ma ei tea, ma hakkan lihtsalt ramblima, sest ma olen närvis. Kui lähete photoshootile ja olete närvis ja arvate, et ei oska poseerida, mis on see võti? Mis sa just ütlesid? Olge enesekindlad. Jah, isegi kui te ei ole, siis Fake it. Feikige, näidelge. Vaadake, kui ilus outfit härral on. Tere hommikust! Kell on kohe 7 ja meie jõudsime Currumbin Rock Poolside juurde, sest et siin toimub tänane sessioon ja väga ilus ja mõnus hommik on, nii et
lähme vaatame. No nii, sessioon on tehtud. Emotsioonid on läbi katuse. Ja nii tore oli. Mis sa tule Marek, räägi sina, ma ei saa, ma hakkan nutma muidu. Mis ma räägin? Miks iga vlog? Ma olen mingi, ma ei saa rääkida, ma hakkan muidu nutma. Tule räägi kokkuvõtta meie sessioon. Oh my god, mis mul viga on reaalselt nagu, who is this emotional woman? Igatahes sessioon läks väga hästi, väga dreamy. Kõik outfitid läbi mõeldud, soeng, make, vibe, asukoht, kümpsi, noh, kõik 10-10. 10-10 assistent, abikäsi, 10-10 klient, 10-10 fotograaf. Mahlad käes, minul on nii vahva soeng, aga Sul on nii vahva soeng. minul on immuun, mingi peedi, õuna, selleri, imberi, sidruni mahl. Teistest. Minul on espresso yourself protein smoothie. Teistest. Me oleme tegelikult proovinud, me käisime tihti siin, kui me siin kandis elasime, aga ta on ka maitsta. See on nii hea minu meelest. Nagu üks hea kohvijäätis. It's really good. Igal juhul, nüüd lähme marketile. Siis viime asjad koju ja siis lähme randa. Kell on saanud märkamatult 3, mis tähendab, et tunni pärast me võtame Kaisa Martini peale ja hakkame sõitma kuskile turule. Paradise'i. Mingi turg on. Mingi legendaarne market. Igal juhul ma mõtlesin, mida muud me seni teeme, kui väike outfit check jälle. Aga meil on samad lühkad. Meil on sama lõige. Vlog on selle vlogi viimane päev, on pühapäev, 21. detsember, kell on 4:25 kohe, mis tähendab seda, et 20 minuti pärast hakkab sessioon ja täna on jällegi huvitav sessioon selles mõttes, et pildistama tuleb teine fotograaf ja me teeme selliseid on the street, on the go vibe'iga pilti ja ma olen selle üle üli elevil ja üldse kõik selle nädala kliendid on lihtsalt nagu alati minu kliendid. On olnud nii ägedad ja toredad, et ma ootan põnevusega sessiooni, mis most likely ongi vist selle aasta viimane, mis tähendab seda, et järgmine nädal tuleb suur editimismaraton. Aga igal juhul paneme viimast asjad kokku, kammime kulmud ära ja lähme. Mis toimub? Võtame autost reflektori. Ja läheme. Pildistama. Let's go! Purgis! Tere hommikust veel kord. Sessioon on tehtud, nüüd on aeg süüa väike muna ja avokaadovõiku ja siis eile sealt marketit, kus me käisime, ostsin mingi sellise Adaptogenic Energy Tea, mis peaks olema väidetavalt nagu kohvi asemel, aga kuna mina kohvi ei saa juua, kuna see lihtsalt paneb mu südame kehast lahkuma, siis proovime seda. Mingi guayusa tee, ingveri ekstrakt ja see ongi kõik ja väike mull. Nii, ma koorisin kõik valmis olevad banaanid ära, sest nendest saab ülihead banaana ice cream'i teha. Ja siis, mida ma olen tahtnud reaalselt aastaid proovida, on nii-öelda väetisega või nagu siuke hea vesi taimedele. Ehk siis
ma kindlasti ei pane kõiki neist, aga ma panen osa nendest siia kannu, siis ma panen siia veits vett ja siis lasen sellel seista mingi tund-paar, võib-olla isegi õhtuni ja siis kastan sellega oma taimi, sest et siin apparently peaks olema igasugu häid aineid, mis eralduvad siis banaanikoorest ja vette ja kuna mu taimed on see rõdul saanud selle tuule kuumaga suht palju räsida, siis ma mõtlesin, et miks mitte proovida. Me oleme teel Currumbin Valley Harvest kohvikusse, mis on sotsiaalmeedias väga populaarne ja siis meie oleme Marekuga, me vaatame alati review'sid ja võib-olla isegi me ei loe neid nii palju, aga teate, kui on ikkagi, meil võiks ideaalis Google'i review olla 4,5 ja üles või siis nagu, oleneb. Kui on 4, aga ikkagi millegi pärast tahaks minna, siis veits loed neid review'sid rohkem, igal juhul. Nüüd me lähme sinna kohvikusse, mis on täiega üles haibitud ja siis eile ma just mainisin Kaisile Martinile, et tavaliselt kui keegi soovitab mingit kohta, siis me vaatame alati review'd ja siis millegi pärast need on alati mingi 3,8 või niimoodi, mida meie ise võib-olla siis ei valiks. Ja nüüd ma vaatasin selle kohviku review'd Google'is ja see on 3,8. Aga see tundub täpselt selline koht, et need review'd olid nagu suht lambid, nagu lambi asjade kohta umbes et menüü võiks suurem olla, aga nagu see ei ole põhjus, miks me jätaks kuskile minemata. Aga see vibe seal tundub väga mõnus, nii et lähme, käime seal ära ja siis teeme enda review, mis sa arvad, kus me hindame 3 asja. Vibe, service ja siis meie tellimus. Okei. Ja siis siit ka minu küsimus siia vlogi. Kas teie vaatate review'sid enne, kui te lähete kuskile sööma näiteks? Sest mulle tundub, et me varem seda nii hullult ei teinud, nagu Eestis, ma ei tea, kas ma ajasin niimoodi, aga Aussis on nagu see, et häid söögikohti, on võib-olla nõks keerulisem leida, nagu kus sa saad actually head asja. Et siis nagu, kui juba minna välja sööma, siis nagu tahaks ka head asja. Teate, mis minuga on selline asi, et mina olen selline veidrik, et kui mina nägin Hillstonis elades Facebookis, et keegi müüs kutsikaid, kuna me ei saanud endale kutsikat osta, siis mina kirjutasin, et kas me võime sinna mängima minna kutsikatega ja siis me veetsime seal mingi 3 tundi ja siis me läksime teine kord uuesti ja me veetsime veel seal aega. Ja nüüd me sõidame siin Kullakal ühel teel, kus me ikka aeg-ajalt sõidame ja siin on hästi lahe hoov või nagu siuke sissesõidutee ja ma ei tea, hoov on see või? Aed, hoov. Ja mul on nagu üks ülikindel sessiooni idee, mis ma tahaks veel teha. Ja nüüd ma kirjutan kirja, mida selle maja postkasti jätta, et küsida, is there any way, kas nad oleksid nõus oma propertyt nagu, ma ei tea, rentima, andma kasutuseks, whatever. Hakkasime juba koju tagasi sõitma, aga siis vaatasin tee ääres on kogu aeg mingi silt, mingi gift shop ja siis nüüd me tulime siia. Marek, vaata reaalse, kui nunnu see on. Nii et lähme vaatame, mida siin pakutakse. Nii, käisime oma tiirul ära. Kiire väike kohalik haul. Kui olete eelmiseid vlogge vaadanud, siis seal me sõime neid Jaboticaba marju. Nii et Marek valis selle Jaboticaba meeve. Ei, moosi. Siis sellised homemade need kräkkerid. Jällegi saame jõululauale visata. Siin on igasugused seemned ja väike jahu ja that's it. Aga väga hea oli. Aga sarnased nagu poolsed mõtleks. Nagu sama maitsev. Ja siis see oli täiesti maitsev. Selline asi nagu mango chutney. Ehk siis siuke moos.
mango, dates, apple, ginger, raisins. ja ongi, oh my god, aga see ka juustuga, meil on seda juustumets, meil on seda ja siis meil on selle jalapeno värki ka. See ongi minu arust, jah, kui maitseid täpselt siuke, et teed mingi hea ahjuliha ja siis paned seda sinna peale. Siis peab juust ostma jõuludeks. ja ostamegi. või niisama.